Rahvas siin Laagri City kontserdimajas juba koguneb, kohe-kohe algab Ott Sepa etendus ja Jan, kes on just siit lahkunud äsja, nii mõned nädalad tagasi, andis ka siin 2 suurepärast edukat tükki, on siin ja ma tahtsin küsida Janni käest, et Volgist me rääkisime siin, aga et mis sulle meenub seoses onu Bellaga? Onu Bellaga, jah, mul meenub vähem nagu asju, aga see kohe kindlasti meeldib, et ma vähemalt ühel onu Bella laivil olen käinud, aga see ei olnud see kuulus Rock Summeri laiv. See, vaata siin Tipimäest sõidad alla, siis seal oli vanasti roheline konn, niisugune plekist roheline klubi. Ja ma käisin seal tema kontserdil, sest et mulle meeldis väga tema lugu King Kong, kes käis, oli kuulutusid, et 3. Maguraaknast oli keegi mööda käinud. Ühesõnaga siis see selleks. Aga mulle see ka veel meeldib, et ta viis kuidagi nagu sellise, kui me vabaks saime, eks ole, siis tuli nagu sõnavabadus. Võttis noorelt vabariigilt süütuse, on keegi öelnud. See on väga hästi öeldud. Ma oleks nüüd tahtnud sama hästi öelda. Et ta nagu näitas, et nüüd, mida me nüüd kõik võime teha. Et viis selle nagu, paraku paljud jäidki nii rääkima ja tegema nagu tema. Onu Bella on ise sellest nagu üle. Ta oli esimene. Ta oli esimene, jah. Et ta selles mõttes... Millal sa Bellat, oled seda näinud üldse peale seda laivi rohkem? Ei ole? Ma nägin teda võib-olla 2005. aasta paiku viimati, kui ma käisin Tartus tal raadios külas. Kuuldes seda lugu, mis ma sulle rääkisin Bellast ja Volgist koos aastal 1991, tahaksid neid tulla teatrisse vaatama? Kuule, see on äärmiselt huvitav sketš, mille sa rääkisid, see kooselu sketš. Et see sütistas ikka väga suure huvi. Mina ei teadnud, et nad on koos sketši teinud, Volk ja onu Bella. Jah, paljud ei tea. Ma usun, et paljud ei tea, et see, kui nad siin koos üles astuvad, Volk ja onu Bella, sellest saab mingi eriliselt huvitav õhtu tulema. Nii on, et juba.